Tere, head sõbrad! Jõulud on kohe käes ja meie mõtlesime oma saates, eriti just Jüriga, et me kaks muusikavõõrast inimest üllatame tänavu jõuluvanat. Nimelt üllatame teda muusikainstrumendiga, pillilauamänguga, mis võiks kõlada väga jõuluselt. Mis on kõige vahvam jõululaul maailmas? Aisakell. Aisakell loomulikult. Ja miks mitte õppida ära aisakell muusikainstrumendi peale, mida me pole kunagi näinud? Ei ole mitte kunagi varem ukuleelet näinud. Näinud olen, aga käitanud ei ole. Ja kellega siis teha jõuluvanale üks tore jõululadus on loomulikult inimene, kes on ukuleele õpetaja ja kes on muuseas väga andekas laulja. Inger! No tervist! Kas on nii, et suvaliselt tänavalt tutusid, kes me sinu ajaks oleme, on võimalik õpetada mängiv ukuleelet? Isegi muusika võõras inimene suudab selle ära õppida. Mul on väga hästi, kui ma saan trianglil õigel hetkel selle löögi ära tehtud. Ja nii palju ma olen elus hakkama saanud. Aitäh teile selle aplausi eest, mis te kodus praegu teete. See on võimas. Robi on käinud muusikakoolis. Olgugi, et ta ei ole suutnud meile kordagi elus tõestada, et ta sealt päriselt on käinud. Ma olen klaveritunnis käinud, aga ma ei olnud seal kohal. Siin selles mõttes ei olnud kohal. Klaverimängija sõrmed mul ka kahjuks ei ole. Aga sina ka praegu teed oma challenge'id, ehk siis sa proovid uusi asju. Kaugele sa omadega jõudnud oled? Ma olen sellest paketist nüüd siuke veerand ära teinud. Ma käisin tuletantsu proovimas. Nii. See oli väga äge. Soovitan mitte kodus järgi proovida, vaid ikka tulla trenni ja koos spetsialistidega proovida. Ma õppisin uue pilli. Saksofon. No nii. Ma väga palju ägedaid asju olen teinud, aga nii palju on veel ees. Kas sa näed endiselt õudusunenägusid ka sellepärast, mis meie sulle Piretiga põhjustasime? Sa kartsid ju madusid ja sa tahaksid hirmudele vastu seista. See oli päris hirmus, aga seesama madu oli järgmisel hetkel minu muusikavideos, mis siis oktoobris välja tuli. Võtta heaks, me oleme muutnud Ingeri elu. Jüri, ma tahaks, et juhtuks selline ime, et sa lähed jõuluvana ette ja jõuluvana kukub põhimõtteliselt pikali. Loodan, et ta infarkti ei saa, aga ta õnnest kukub pikali ja sa mängid talle ilusa jõululoo. Kas sa aitaksid mu sõpra? Absoluutselt. Teie ees on aisakella noot. 4 joont, mis siis tegelikult tähistavadki minu ukulele keeli. Siin on natuke see asi vastupidi, eks kõige alumine joon on sinu endapoolsem keel. Ma lahen selle probleemi ära. Ja Lihtsalt tuleb teiselt poolt lugeda. sisuliselt nagu araabia keeles. Ja minu meelest on kõik jumala korrektne ja lähed alt üles noodi joonestikus. Ja seal on mingid numbrid ka. Kui sa näed 0, siis see tähendab, et vasakus käes sa ei vajuta mitte ühtegi vahe. Sa mängidki siis nii-öelda lahtist keelt. Ehk siis kui see ongi meil 3. real, siis see ongi meil 3. keelel ja mängidki. See on esimene noot, ongi see, jah? Jah, just. Nii, nüüd kui siin tulevad 3, 2, 1, siis sa pead hästi jälgima. See on esimene vahe, teine vahe, 3., 4. ja nii edasi. Eks ma otsingi selle 3. vahe, vajutan siin kinni sõrmega. Ja nüüd, kui ma mängin, siis ta tegelikult ju muudab nooti. Kas on sul ka õpilasi, kellel on sama paksud sõrmed aga mul? Ja siis proovi mõelda selle peale, et sa vajutad rohkem selle nagu otsa. Sõrmed nii siis, jah. Ma ei ole kunagi varem näinud su sõrmi niimoodi lähedalt. Mul on suur varvas, on sama suur, kui sul nimetid sõrme. Ja mõtle, mis mu suur varvas oli siis on. Põhimõtteliselt on tal 5 suurt varvast asemel ja ta hakkab nendega nüüd ukuleelet mängima. Jõulud on imede aeg ja võib juhtuda, et ühel hetkel see mõnitamine lõpeb. Vaadake neid sõrmi. Mis siis viga on nüüd, noh? Mul ei ole ju väiksed sõrmed. Sul ei ole kuidagi väga... Tule aevas appi, ma olen nagu oleks isaga kokku saanud. No mis asja? Sa käisid klaverit mängima. Inger, ma väga vabandan oma sõnavast. Kuidas on võimalik üldse selliste sõrmedega klaveri... Me siis alustame 3. keelest. Ja 0, 0, 0, 0, 0. Nüüd mängid ikka sama 0. 0, nüüd selle sama keele 3. Just, teine keel, teine vahe. Just jälle 3. keel. Väga hästi. Aga 0 on niimoodi rahulikult lähebki, see ei ole niimoodi. Oota. Just, aga me võtame praegu rahulikult ette. Sa oled juba Mida sa räägid? Ma olen juba järgmisel tasemel. 0, 3, 0. Teine keel, jah, 0, 1. Oota, kus 1 oli meil? Meil oli 3. keelel see 1. Just, lähme sealt kohe, ja 1, 2, 0. Just. Kui sa vaatad, siis sa tegelikult mängid ainult keskmistel keeltel. Kui sa valisid seda laulu meile, siis kas sa mõtlesid selle peale, et kes tulevad? Et oleks ainult 2 keelt ja maksimaalselt sõrmi tuleb panna 3 kohta. See on vist üks lihtsamaid ukulele jõululaulude seadeid, mida ma leidsin. Nii et vastu, jah. See on natuke nagu klaveri peal on rongisõit. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Mida veel oskad laulda mängida? No, koera polka, see on, tuleb une pealt.
kas see on Inger keeruline lugu Koerapõlka? Ei ole väga keeruline. Oleneb kelle jaoks. Kui me vaatame siia poole, siis on see põhimõtteliselt nagu kuupaiste sonaat sinu jaoks. Sa tahad öelda, et see on võimatu minu jaoks? Ma arvan, et sa seda niisama 1 tunniga ära klaveriõpetaja, kes on valmis mulle 1 klaveritunniga Koerapõlka enam-vähem selgeks õpetama. Võta minuga ühendust ja me tõestame Robile vastupidist. Ma ei usu sinusse. Teeme 1 korra veel. Kuulge, te võiksite niimoodi mulle jõulukontsertile tulla. Võib-olla isegi, et peaks. Ja nüüd teeme niimoodi. Nii, tagurpidi. Me oleme õppinud praegu umbes 5 minutit. Robi nüüd näitab, kuidas praegune areng on olnud. Nii, areng on kolossaalne. Op. Ja tuli tagasi. Ta tuli tagasi. Tagasi ikka. No pane, ma praegu näen seda ukuleelit ikka veel rohkem nagu kaklemise vahendina kui instrumendina. Potentsiaali on. Nii, läheb. No nii. Oi. Esimene. Kõik esimene. Oota. Ongi kõik. Ma keerasin äärde. Oota. Alguses on venama, pärast saab pidama. Seda lugu on võimalik nagu päriselt ka keeruliselt mängida. Saab ka lõpuks mängida akordida neid asju. Aga kuidas me niimoodi saaks? Esimene tund on tehtud. Nüüd kui teine tund hakkab juba paremaks minema, siis me jõuame juba nende akordideni ka. Kas me suudaksime tausta akordidest ühe selle sõrmega? See akord. 4. keel, 3. vahe, paned kinni, tõmbad kõiki keeli. Oleme koos. Ja. Nüüd tegelikult on juba vaja sul järgmist akordi, aga seda ma räägin, on järgmine tund. Vaatad Ingeri sõrmi ja vaata neid. Kartulivao hoidjad, see ei ole... Ma isegi ei näe, mida sa vajutas. Täpselt. Single all the way. Ai, vale, viimane oli vale. Saasid tema ja vaid täiesti mööda. Siit tulid kõik õigesti. Ma ikkagi kadusin selle 4 röö jooksul 4 korda ära. Sul on ju armas inimene. Sul on ju endiselt valet. Jaa, aga see aitab meid, ma lähen üles või alla. Nüüd on täitsa tagurpidi. Mõtles ausalt, jõuluvana oleks praegu niimoodi. Me oleme nüüd 10 minutit, jah? No ega ma ei ütle, et midagi paremaks näinud. Kus ma olen? See koht on vale siin. Sul on Pina One. Just. Kuule, väga hea. Ma räägin. Sellepärast tõingi tema sinu juurde, et juhtub jõuluime ja järjest rohkem mul hakkab südamesse pugema tunne, et jõuluime ongi sündimas. Jõuluime on sündimas, aga mees, kes ma kohale tõi, on hädas. Mina ikka loen luuletuse. Ja ta ikkagi hoiab seda tagurpidi. Nii on lihtsalt. Mu klaveriõpetaja praegu mõtleb, et issand jumal. Laul see on. Miks sa üles lähed, kui sul siin on all ju? Ma lähen juba järgmise rea peal sõbrake, kus sa ei kuula seda laulu või? No! Kui mul oleks see ukuleele kingitud täna hommikul ja ma oleks üksinda harjutama hakanud, siis seda ukuleelet enam meie seas ei oleks. Minu jõulukontsert on siin tulemas. Võib-olla Tartus veel ei tee, aga tegelikult juba on potentsiaali. 11. on siis Tartus Green Room Cafees ja siis 18. on Tallinnas Ratasikohv kohvikus. Olen koos kontrabassimängijaga. Mängime nii minu laule täiesti uues võtmes, kui ka siis muidugi jõulumuusikat. Kas sa oled saksofoniga nii suure sõna peal juba, et sa võiksid saksofoni lavale minna? Ma arvan, mul on sama seis nagu teiega, et ma pean ikkagi mitu tundi veel võtma, et minna lavale. Oota, sa oled saksofoniga sama halb kui meie ukuleelega? Isegi halvem, ma arvan. Väga palju halvem ei saa ju olla. Eks äkki niimoodi, et sina oled selle ukuleele siis solist. Inger võtaks näiteks enda peale siis akordid. Mina olen konverentsee, juhatan selle kõik sisse. Ma mõtlesin, et äkki sina laulad. Hea mõte. Nüüd ma keeran küll teistpidi selle. Daamid ja härrad.
tere õhtust Estonia kontserdisaali ilusal jõuluajal. Täna astub teie ette 2 solisti. Üks neist on paduandekas Inger ja teine on minu väga hea sõber Jüri Butšakov, kes esmakordselt esitab teile ukuleelel solistina laulu Jingle Bells. Head nautimist. Ma laulan. Hei! Jingle Bells, ovat vaanid isturaina on horst. Open sleigh. Kas te olete kunagi varem näinud, et esinejad on nii hämmingus enda saavutusest, nad ise plaksutavad publikule? Ikkagi võib-olla laulukarjääri peale peaks sina mõtlema, et saate seda poiste bändi teha. 2 ukuleelemängijat, seda ei ole kellelegi vaja. Jah, Mulle väga meeldis see, kuidas sa üritasid laulda minu nagu takti järgi. muidu peaks muusik nagu seda solisti toetama, aga praegu ma tundsin, et nii on lihtsam ja ma ütlen, sai ideaalselt hakkama. 11. ja 18. detsembril on Ingeri jõulukontserdid, minge kindlasti kuulama ja lisaks veel, ma saan aru, et varsti on tulemas ka uut muusikat. Meil toimub Elerin Tiiduga muusikavideovõtted, ehk siis jõuludel tuleb selline tore väike üllatus. Minu albumit loole Koju jõuame ilmub siis muusikavideo. Tervitused ka Elerinile ja mida meie kuulsime? Kas ei ole? On puljuste hääl. Jõuluvana on kohale jõudnud. Tere jõuluvana! Esimest korda nende aastate jooksul olen ma Pilliga. Meil on suur rõõm, et esmakordselt saame esitada sulle tõesti jõululaulu. Robi ka. Inger tõenäoliselt on seda varemgi teinud. Nii, see ka. Ja! Aitäh sulle, vabandust, et natuke pikalt läks. Robi, mine võtta ruttu kingitus. Pane nüüd lõppu minema.